Esmaspäeval olin alati hapu. Ei võtnud teisi jutule, turtsusin. Mingi veider rahutus oli hinges. Igatsesin koju. Tahtsin rahu. Kord ei pidanud vastu. Võtsin kätte ja sõitsin keset nädalat tagasi Jõgevale. Ema istus köögis. Kõik oli nii vaikne. Ainult seina kell tiksus oma ette. Kui armas ja vaikne seal oli. Ema küsis, miks ma koju tulin. Valetasin, et tunnid jäid ära. Nii väga tahtsin koju. Olen palju mõelnud, et mis seal siis oli. Väike alevik, raudtee, paar maja. Ja mina muudkui igatsesin. Teised juba kurameerisid, edvistasid, rääkisid oma seiklustest ja mina nagu laps tahtsin koju ema juurde. Teisipäevad möödusid samuti nukralt. Olin pahur. Aga kolmapäeval juba mõtlesin, et varsti on laupäev. Siis on sõita koju Jõgevale. Tuju läks rõõmsaks, lausa lustlikuks. Kõik vaatasid, et mis mulle sisse on läinud. Minu armsamateks päevadeks ongi jäänud kolmapäev ja laupäev. Nõnda kirjutas Betty Alver. Head sõbrad, meil on au ja rõõm teid tervitada 30. Betty Alverile pühendatud luulepäevadel Tähetund. Ja kui parafraseerida Voldemar Pansot, kui ta kõneles Alverist, siis juhtub poeetidega mõnikord imesid, kui on Tähetund. Ja nii nagu suurt poetessi on õnneks meidki õnnistatud ja nuheldud Tähetunnil. Neid on lugematu arv.
kui sa silmad kinni paned, lased võtvaks jalad käed. Ja kui milleski ma ütlesin, need vaimusilmas näed. Kuuldus nähtus tingimata teistelegi kõnele. Aga mitte kõikidele, ikka ainult mõnele. Oma lavastustega teeme sel aastal kummarduse Viiu Härmile ja Paul-Eerik Rummole ning kandugu meie tänu kõigi Eesti luuletajateni, kõigi loojateni. Sest kuni sünnib loomisime, oleme elus. Tervitan teid kõiki teie tänasel pidupäeval siit üle meremaalt. Oleks muidugi tore olla seal teie juures. Eriti sellepärast, et teie pidu kannab kahte nii uhket tiitlit. Nimelt luulepäevad ja kooliteatrite mõõduvõtmine. Need kaks terminit, luule ja teater, on minu jaoks alati olnud väga tähtsad. Minu kooli ajal ei olnud kooliteatreid. Hea, kui mõnes koolis oli näitering, aga minu väikses koolis, see oli Tallinna äärelinna väike kool, seal ei olnud isegi mitte näiteringi. Ja nii sattusin ma 12-aastaselt vanalinna Tombi klubisse laste näiteringi, kuhu isa mu viis, mõeldes siis seda, et ma hakkan lugema luuletusi ja mitte osalema etendustes. Nii see algul läkski, sest meie tegemised seal lastenäiteringis olidki põhiliselt luuletuste lugemised. Aga hiljem sai sellest koguni rahvateater, nii et jõudsin oma unelmate teisele poolele, teatri juurde. Ja luule jäi alles sellegipoolest. Nii et teie pidu on tõepoolest mulle väga meeltmööda pidu. Ja ma väga tahan, et see kujunekski teile kõigile teie tähetunniks. Jah, see luule ja teatri ühendamine on üks keeruline, vägagi keeruline asi. Aga ma loodan, et te saate kõik sellega suurepäraselt hakkama, sest muidu te ei oleks seda üldse ette võtnud.
te ei oleks läinud kuhugi kooliteatrisse, ei oleks hakanud valima luuletusi. See kõik on juba teis endas ja sees olemas. Nii et mul ei jää muud üle, kui soovida teile head ettevõtmist, edu ja üks asi, mida ma veel teile tahan öelda. Ärge kartke, ärge pabistage ja kindlasti ärge kartke seda, et midagi läheb vussi, et midagi läheb meelest ära ja oi appi, mis ma siis küll teen. Tegelikult ei ole hullu midagi. Kõik see kuulub elu juurde ja situatsioon, kus äkki on must auk mälus, see on üsna põnev, sest alati on võimalik minna edasi. Igast olukorrast on võimalik minna edasi ja kindla peale võin ma öelda, et nii te teetegi. Te lähetegi sellest hetkest edasi. Olgu see või mingi uue tee leidmine. Olgu see või luuletamine koha peal. Tere päevast kõigile teile, kes te olete kogunenud sinna Jõgevalle reedel keskpäevasel ajal. Meil siin Hiiumaal on alles teisipäev ja kell ei ole ka mitte keskpäev või just praegu, kui ma seda tervitust salvestan, ma vaatan, kell on 14.05. Aga sest pole midagi või tegelikult asjad nõndamoodi just ongi, et ega luule ei küsi ajast. Luuletamise tahtmine või vajadus luuletamise järele ja vajadus luule lugemise järele ja luule teistele inimestele ettekandmise järele ja nii edasi, see võib peale tulla mis tahes ajal, mis tahes kohas ja see tõenäoliselt tähendab seda, et luule on väljapool aega, et luule on väljapool seda ajavoolu kõigi oma tõusud ja mõõnade, heade ja halbade aegadega ja paremate ja halvemate aegadega ja nii edasi ja nii edasi. Luule on sellest väljapool. Ja mul on hea meel, et teid on nii palju, kes te olete leidnud selle tee otsa üles, et just nimelt luule kaudu teha ja leida seda, mis võib-olla elus inimesele kõige vajalikum ja kõige tähtsam on. Et ma olen ka väga tänulik ja liigutatud selle tähelepanu ja ütleme, et selle usalduse eest, et te olete just minu luuletused selleks korraks valinud. Ja ega siin nüüd pikemat juttu ei tahagi rääkida, sellepärast, et ma tean, et teil on vajadus ja tahtmine minna juba nüüd asja juurde, et teil on sees väike närv ja pabin ja et millal ometi ükskord saab selle asjaga pihta hakata, nii et ma soovin teile edu ja rõõmu selleks korraks ja kogu eluks ja võib-olla lähebki nii, et see rõõm, mille te luule kaudu leiate, saadab teid kogu elu. Aitäh ja nägemiseni! Head tähetunnilised, külalised, sõbrad. Enne veel, kui me alustame teie suurepäraste etenduste nautimist, on meil antud mõned austavad ülesanded. Kõigepealt lubage tutvustada meie tänast akadeemiat, kes on kutsutud ja seatud väga heatahtlikult teid vaatama ning kuulama.
Leelo Tungal. Gerda Kordemets. Karmen Tabor. Toomas Lõhmuste. Jaak Allik. Margus Nikomägi. Viljar Pohhoom. Martin Algus. Valdur Mikita. Reigo Tamm. Andrus Vaarik. Ja Märt Treier, kes töökohustuste tõttu jõuab natuke hiljem. Kes on siin? Mõnikord pead sa väga vaikselt rääkima, et ära tunda, kes sind tegelikult kuulab. Seepärast tundubki meile päeva alustada just nõndamoodi. Palun lausuge minu järel. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Tasa taibata on kergem. Inimrõõmu, hingehärmi. Tunnen, taban läbi tuule. Ainult surnud sõnavärvi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Aitäh. Nüüd on sõna Jõgeva abivallavanemal Viktor Šatusselil. Tere! Ma ei tea, kui palju kordi olen ma siin teie ees seisnud, aga neid on olnud palju. Austatud Petti Alverile pühendatud luulepäevad osavõtjad. Esimese lumega samal ajal saabuvad Jõgevale Petti Alveri luulepäevadele koolinoored, et nautida teatri tegemise võlu ja valu. Kuigi lumikord sulab ja siia lumme tallatud jalajäljed kaovad, siis ometi luulepäevad ei kao kuhugi. Petti Alverile pühendatud luulepäevade tähetund on sel aastal juba 30. sünnipäev. Iga tegu saab alguse ärksate inimeste ideest. Paul-Eerik Lumma on oma luuletuses mõttelend öelnud. Kui mõne uue ideega saab maha mu mõttelend ja uhke ja õnnelik olen ja targaks arvan end. Kunagi tulevikus mõeldakse, küll oli hea mõte see luulepäevade korraldamise mõte. Luule see ei tule tuulest ega kuku käisest ka. Ära sundi, ära keela, kõik see oleks asjata. Anna Haava, kes on ka meie kandist ju pärit Ida-Maakonnast. Tänu luulepäevade heale mainele tulevad näitlejaisikuga nakatunud noored siia ka edaspidi, et koos luuleteatrit teha, omavahel mõõtu võtta
ja uusi sõpru leida. Mina soovin palju õnne ja tegusaid aastaid selle idee autoritele, korraldajatele, žüriile, kes on alati õiglane olnud, kuigi vahel jääb kripeldama midagi. Ja kõigile, kes te täna siia sünnipäevale ja luulepäevadele olete kohale tulnud. Suur aitäh teile ja kõigile teile jaksu ja hindu ikka seda head asja edasi vedada. Ja iga vallavalitsuse poole pealt on sünnipäeva lilled ja kommikarp nagu ikka Lianele. Hinge taha ja sisse saadki sa tegelikult koguda ainult inimesi ja sulle kingitud hetki. Head inimesed, neil 2. novembrikuu päeval teiega siin koos viibides tekib alati tunne, et oleksime justkui ühe parvelinnud. See tunne on imeliselt hea ja kindel. Selle tunde tahaks võtta peopesale ja teda seal soojas hoida. Ja nii juba 30 novembrikuud järjest. Sõbrad, lõpmatu suur aitäh teile kõigile, kes te olete olnud ja loodame, et ka edaspidi saate olema osalised sel imelisel teekonnal tähetunnist tähetunnini. Tänuks teile kõigile ootab Kultuurikeskuse fuajees tähetunni sünnipäeva üllatus. Palju õnne meile kõigile!